Tere tulemast meie Kevad podcasti. Täna räägime sellest, kuidas kevad mõjutab keskkonda ja millised on kliimamuutused just sellel aasta ajal. Kevad on Eestis ülemineku aeg. Talv taandub aeglaselt ja loodus ärkab. Päevad muutuvad pikemaks ja päike soojendab maad järjest rohkem. Samal ajal on kevadine ilm väga muutlik. Ühel päeval võib olla 10 kraadi sooja ja teisel päeval sajab lund või rahet. See on täiesti tavaline, sest kevadel liiguvad üle Eesti erinevad õhumassid, mis toovad vahelduva ilma. Kevadel hakkab sulama lumi ja jää. See on loodusele vajalik, sest sulavesi niisutab mulda ja aitab taimedel kasvama hakata. Samas võib kiire sulamine põhjustada üleujutusi, eriti jõgede ja järvede lähedal. Seetõttu jälgivad spetsialistid kevaditi veetaset väga hoolikalt. Kevad on ka aeg, mil inimesed märkavad rohkem prügi ja reostust. Lumi sulab ja paljastab kõik, mis talve jooksul loodusesse visati. Seetõttu korraldatakse kevadel palju talguid ja koristuspäevi. See on hea võimalus mõelda, kuidas me ise saame keskkonda hoida. Näiteks sorteerida jäätmeid, kasutada vähem plastikut ja liikuda rohkem jalgsi või jalgrattaga. Kliimamuutused mõjutavad ka kevadet. Viimastel aastatel on märgata, et kevad saabub varem ja lumikate pisib lühemat aega. Mõned linnuliigid tulevad tagasi juba märtsi alguses, kuigi varem saabusid nad alles aprillis. Samuti hakkavad puud ja taimed varem õitsema. See võib olla ilus, kuid toob kaasa ka riske. Näiteks võivad hilised öökülmad õisi kahjustada. Kevad on ilus ja elav aeg, kuid see tuletab meile meelde, kui oluline on loodust hoida. Iga väike tegu, prügi korjamine, energia säästmine või looduses hoolikas liikumine aitab kaasa sellele, et meie keskkond püsiks puhas ja terve. Aitäh, et kuulasid. Kohtume järgmises saates.